tulid sõidutundi jälle? Tulin jah. Tubli. Sellega. Esimese korraga ära ei ehmatanud kohe. Ei ehmatanud. Et ikka tahad saada need load kätte? Ikka tahan jah. See on hea. Aga ma ei tea, mismoodi see võimalik on 10 tunniga nüüd kätte saada. Ma hakkasin kodus mõtlema, et tundub suht võimatu missioon. Päriselt ka, kui ma mõtlen, et siin on vaja teha mingi, palju nüüd harjutus on 7 või? Jaa. Noh, siis on vaja veel linna ka minna või? Jaa, linnas on ka vaja sõita muidugi. Siin poole pealt hakkad juba linna peale hakkama mõtlema sõitma. Poole pealt? Jaa. Ehk siis 4 tundi platsile siis? 4-5 tundi platsile, siis pärast on plats ja linn mõlemat vahendamisi. Võimatu? Ei ole. Mõtle positiivselt, ära mõtle negatiivselt, ei saa, saab. Peab ma saama. ei öelnud, et ei saa, ma ütlesin, et see on võimatu. Täna siin pikka juttu ei tee, täna hakkame kohe sõitma. Võimatu missioon saab sisse teise käigu ehk algab teine sõidutund. Sa iga kord, kui alustad, vaatad ratta üle. Kiivri pähe, pane kohe kiiver kinni. Eksamile lahtise kiivriga minnes lõpetad eksami kohe väga kiiresti ära. Lihtsalt närvid ütlevad üles ja nii kui pähe paned, tõmbad kohe kinni ka. Tee ring peale, vaata üle. A-kategooria koolituse miinimumpikkus on 10 sõidutundi. See aeg tuleb tõsiselt pühenduda õppimisele ja igat sõiduõpetaja sõna tuleb võtta kui puhast kulda. Ja siit läheb käima ka. Ja kohe saamegi teada, kas Liisal eelmisel korral õpitud teadmised ja oskused on veel meeles. Et ei ole pingesse pole vaja minna. Gaasi üldse ei vajuta. Pilk kohe kaugusesse, horisondile, hästi rahulikult. Sidur lahti, mitte päris lahti, lihtsalt natukene, et hakkab liikuma. Saad jälle selle tasakaalu kätte. Proovi leida see tasakaal, et mõlemad jalad korraga paned pedaalide peale või nende jalaraudade peale. Mida aeglasem on, seda raskem on seda tasakaalu leida. Kui ta juba liigub, siis sa leiad selle tasakaalu paremini. Aga jäta jah meelde, et alati kui on hoogu maha vaja saada, kohe sidur ja jalapiduriga, alguses pidurda jalapiduriga. Et esimene on lihtsalt hästi äkiline pidur. Väga jah. Proovi sirgelt sõita. Nüüd teegi seda, et jälle paarkümmend meetrit sõidad, saad tasakaalu kätte, jalad peale, natukumad sõidad, uuesti sidur, pidur, jääd seisma. Jälle proovi kohalt ära minna, uuesti jälle seisma jääda. Okay. Et tee need selle sirge peal mitu korda edasi-tagasi. Siis saad selle mingi tunnetuse kätte. Et sihukest ka ei hakka siin laveerima. Praegu ei ole see koht veel, varsti lähme sinna. Just. Et rahulikult. Ja siin tagasi võid pöörata selles laiema koha peal. Sealt tulla jälle tagasi. Just, et see, mis see jõnk seal sees on, sealt on parem tagasi keerata. Ja paistab, et areng on olnud meeletu sellepärast, et sõiduõpetaja peab Liisale järgi jõudmiseks kasutama abivahendeid. Proovi nüüd keerata. Pilk kohe sinna, kuhu sa minna tahad. Ehk siis vaatad siia juba minu poole. Kaugemale siia. Ja ettepoole. Ehk siis pööramise puhul alati sa ei vaata mitte sinna. Siit hakkad keerama, vaatad sinna, kuhu sa lähed. Aga jah, tuleb. Siin kehtib tõepoolest teada-tuntud vanasõna. Harjutamine teeb meistriks ja Liisa tahab juba meistriks saada.
Väga hea! Mõnedel saabastel on siin keskel selline enne seda kontsa on õnarus. Okay. See võiks olla enam-vähem siin keskel selle peal. Ja siis siit päkaga vajutad. Varbaga ja jalg jääb kogu aeg sinna peale. Ja ma märkasin, et ma teen praegu sellist asja, et ma tõstan nagu kanna õhku ja siis varbaga tipin. Ei, see ei ole õige. Jalg peab kogu aeg seal peal olema ja sõidu ajal, selleks, et saada need jalad võimalikult sinna vastu paaki, on mõistlik alati need varbad sõidu suunas jätta. Nii kui sa keerad välja, kohe sul automaatselt läheb põlv ka lahti. Et kui sa keerad varbad täpselt sõidu suunda, sul on kohe automaatselt jalad ka rohkem seal nii-öelda sõidu suunas ja vastu paaki. Mis nüüd juhtus? Seisma saan nüüd, kui mul kõik, ma sõidan juba, käik on sees. Mis nüüd juhtus? Just, jah. Ja siis ongi see, et ja siis kui ta hakkab sul kuskil pool kalduma, siis on tähtis see, et sul jalg on korralikult maas. No, teatud maani sa jõuad seda püsti tõsta, teatud maani mingil hetkel ta juba võib nagu liiga raskeks minna. Et pigem proovida jah, pidevalt nagu püsti hoida seda ilusti. Kuidas tunne on? Mõnus. Et enam ei tundugi nii võimatu või? No näed, mis ma ütlesin. Tule korra siia, ma näitan sulle selle, räägime esimese harjutuse läbi. Meil on see esimene harjutus. On siin paljude jaoks on see siuke, no alguseks ongi keeruline. Et sul on vaja püsida nende joonte vahel, sõites jalakäija kiirusega. Täna enam eksamineerijad kõrval otseselt ei kõnni. Siin harjutamise ajal mina kindlasti kõnnin kõrval, vaatan, et sa liiga kiiresti ei sõidaks, liiga aeglaselt ei sõidaks. Kiirus selline 4–6 kilomeetrit tunnis on niisugune keskmine kiirus jalakäijal. Selle kiirusega pead suutma siin sõita. Sa ei tohi nendest joontest välja minna, sa ei tohi jalga maha panna, sa ei tohi jalga jalaraua pealt tõsta ja kõik muu ongi kukkuda loomulikult ka ei tohi ja nii edasi. Ehk siis need on need tingimused. Alustada saad paar meetrit enne selle harjutuse algust, ehk siis meie alustame tavaliselt siit posti juurest. Posti juurest hakkad liikuma, siis kui sa jõuad sinna joonte vahele, siis on sul juba asend paigas, kõik asjad nii-öelda jalad jalaraudade peal, mõnus asend, pilk jällegi sinna taha horisondi peale ja siis rahulikult lähed. Siin tõenäoliselt on vaja nii-öelda korrigeerida ühele ja teisele poole, keerata lenkse. Siin on ka väga tähtis on see, et üks asi on see pilk, teine asi on kogu see keha. Kui sa siin hakkad väänama ennast kogu kehaga, siis sa väsid väga kiiresti ära, siis sa ei jõua siin mitte kuskil. Ehk siis hästi rahulikult tulebki nii-öelda proovida see tasakaal leida, mida aeglasem sõit on, seda rohkem sa pead seda tasakaalu otsima. Esialgu proovi lihtsalt see siit läbi sõita. Et sa sõidad lihtsalt selle sirge läbi, ära mõtle kiiruse peale, ära mõtle nende asjade peale, lihtsalt proovi nii-öelda tühi käiguga see läbi sõita, proovi sinna vahele jääda, nii-öelda nende joonte vahele. Ja siis hakkame järjest seda kiirust maha võtma. Tundub juba hirmus või? Ei tundu. Väga hea. Ei tohigi ja ei peagi, sest see ei ole midagi nii keerulist. Jah.
Ära praegu kiiruse peale mõtle, praegu lihtsalt mõtle seda, et sa suudad siin lihtsalt sõita. Proovi võimalikult sirgelt sõita, et sa oled joonte vahel. Ja juba vaatad, kuhu sa lähed siia poole juba, jaa. Ja proovi nüüd järjest seda kiirust vähendada. Ehk siis proovi juba hakata selle siduriga mängima kogu aeg, et sa saad nagu kiiruse maha. Et siin peabki selle libisemise ja nii-öelda haakumise piiri peal kogu aeg olema. Vaatad kogu aeg kaugele, pilk on kogu aeg kaugel. Läheb hästi, läheb väga hästi. Kiirus on praegu ka täiesti okei juba. Juba vaatad siia. Väga hea. Käed hakkavad väsima? Ei. Ei, veel ei ole. Peopesad midagi ei ole veel väsinud. Ei ole. Näpud veel ei ole. Ei ole. Väga hea. Veel ei ole. Sest et palju on algatel just seda, et nii-öelda see peopesa üks asi, et ei olda harjutud sellega, et kuskilt niimoodi kinni hoida. Teine asi hakkavad need siduri käsi just, need näpud hakkavad ära väsima. Ei, praegu veel ei ole. Väga hea. Lähme edasi. Uuesti käima. Nii peaaegu liikuma saad ja tasakaalu, jah. Varbad sõidu suunas. Kaugemale peab vaatama. Väga hea. Isegi nii aegselt ei peagi sõitma. Praegu vaat ma täitsa jalutasin. Siin on täiesti normaalne kõndimise kiirus peab olema. Aga hakkab juba tasakaal tulema. Ei ole vaja, muidugi. Kui mina kõnnin praegu täiesti normaalselt niimoodi, sa praegu jääd ju maha. Selles mõttes sa ei pea nii aegselt sõitma. Et leiagi siuke mõnus tasakaal selle kiiruse ja just selle enda tasakaalu vahel. Et üliaegselt ei pea seda tegema. Rahulikud sidurit. Jalad peale. Nüüd hakkasid üle mõtlema juba. Natuke saad kiirust juurde võtta. Nii aegselt ei pea tegema. Liiga kiiresti ei tohi sõita. Liiga aeglasesti ka ei tohi sõita. Aga huvitav, kas liiga aeglasesti sõidu eest võib ka eksamit läbi kukkuda? No nii. Ütleme nii, et esimene harjutus on ju põhimõtteliselt selge. Põhimõtteliselt, jah. On ju? No see on nüüd see, mida me järjest teeme kõik harjutused läbi. Siis sa saad harjutada järjest. Iga kord, kui nüüd järgmised tunnid teeme, alati hakkad sellest aeglasest sõidust pihta, vaikselt hakkad sellega sõitma. Ja siis teeme järjest, võtame harjutuse juurde, iga kord võtame mõne harjutuse juurde. Et võtame teiseks harjutuseks selle 8 siin. Praegu? Muidugi. Ei või? Muidugi. Proovid korra vähemalt. Ei pea kohe 8 tegema. Siin ongi see, et alguses proovid sõita ringi ratast. Ja vaatad, kui väikseks sa ringi saad, et mahtuda selle kasti sisse. Esialgu ühtepidi ringi, pärast teistpidi ringi ja siis pärast nii-öelda mõlemat pidi teed 8. Ehk siis harjutuse eesmärk on see, et sa sõidad kitsamast nii-öelda väiksemast poolest sisse ja siin sees pead joonistama 2x8, 2 täis 8. Kus kohast sa 8 alustad, ei oma üldse mingit tähtsust. Peaasi, et sa teed siin sees 2 täis 8 ära. Kui sõidad siit sisse, hakkad kohe 8 tegema, 1, 8,
teine 8 ja ongi kõik. Sõidad välja ja on see asi tehtud. Eksima ajal pead mõtlema kogu aeg selle peale, et sa esimese harjutuse teed alati nii hästi kui suudad, kui välja ei tule, alati saad teise katse. Välja arvatud juhud, kui sa sõidad vastu koonust või kukud ja tekitad liiklusohtliku olukorra, siis lõpeb eksam kohe ära. Muul juhul sõidad üle nende joonte välja, alustad uuesti, saad teise katse. Kõikide asjade puhul, kõikide harjutuste puhul on teine katse olemas. Et selles mõttes ei tasu niimoodi mõelda, et mul on ainult üks ja kõige viimane katse, ei ole. Esialgu nii suur ring, kui sa suudad, proovi järjest väiksemaks. Meil on märgitud ära seal keskel see keskpunkt, et ümber selle proovi siis teha need ringid. Ja siin on muidugi hästi tähtis veel see, et üks asi on sul see kehaasend, et jällegi on paigas igatepidi. Teine asi on see pilgu suunamine. Siin on see hästi tähtis, see pilgu suunamine. Ehk siis, kui sa sealt lähed alati, niimoodi, kui sa pöörama hakkad, vaatadki jälle hästi kaugele üle õla. Ehk siis ma võin sulle korra sellega ette näidata selle tõuksiga. Et kui sa siit hakkad minema, siit vaatad diagonaalis sinna taha nurka, et sul on vaja sinna minna. Aga kui sa siit hakkad nüüd tagasi pööret tegema, siis siit juba vaatad tagasi, kuhu sa lähed. Ja siit täpselt samamoodi, alguses vaatad sinna ja siis sa tead, et pead sinna keerama hakkama. Juba vaatad sinna, kuhu sa lähed. Nüüd mul on vaja sinna keskele uuesti minna. Et kogu aeg pea käib ja pea keerab natukene rohkem, kui peaks keerama. Õlajoonega põhimõtteliselt samaks. Ja ei vaata mitte maha, vaid pidevalt sa oled nagu natukene uhke mootorrattur. Kogu aeg on nina püsti, kergelt ja vaatad, kuhu sa lähed. Kogu aeg pilk on ees. Ja teoreetiliselt on võimalik on seda teha tegelikult täiesti esimese käiguga tühikäigupööretel. Täiesti okeilt. Esialgu sa ei pea seda tegema, aga tühikäigupööretel hoiab sind, kiirus on täpselt nii mõnus, et hoiab sind mõnusalt püsti. Julgelt võid keerata põhimõtteliselt mõlemale poole, isegi täiesti lõppu. No kui sa siin 8 hakkad tegema, siis veel kaugemale, jaa. Jaa. Ja tee järjest siis ringid väiksemaks, et järjest kokku poole. Vaata, kui väikseks ringi saad. Ettevaatust, sellepärast et 8 on selline harjutus, et kui see sulle meeldima hakkab, siis sealt enam ära tulla ei taha. Võib-olla alles siis, kui pea hakkab täiesti ringi käima. Mis nüüd juhtus? Mis nüüd juhtus? Nagu ta on? Ootame. Kui sa natuke aega juba sõidad, siis sa tegelikult saad väga hästi aru, et kui sa vaatad siia, juba pea käib, juba tasakaal kaob. Vaatad sinna, on tasakaal paigas. See horisont aitab sul sinu tasakaalu hoida. Et nii kui sa hakkad siia ette vaatama, siis sa oledki selle täpi otsas. Nagu sa enne täppi vaatasid. Kogu aeg pead vaatama kaugemale. Tipp ja täpp. Just. No läheb ära jää seisma, jälgimisõpetaja sulle ütleb, kuula teda, jälgi, keera pead, jälgi masinat, üle joont ei lähe, katsume 8 teha ilusti, pole hullu midagi, väga hästi tuleb välja.
aitab küll tänaseks. 45 minutit õppetund on tehtud ja võiks öelda, et arengut on tunda. No kuidas läks? Väga hästi. Ma olen nii rahul. On ju hea? Jaa. Muidugi on. See on alles algus. See on alles algus. Muidugi. Jaa. Tasakaal on juba leitud päris hästi. Keeramiste peal veel natuke on niisuguseid põnevaid momente. Aga Tekitavaid olukordi. just. Aga muidu on ju täiesti okei juba. Jaa, on jah. Ütlen, et midagi ei ole võimatut. Alles teine tund ja juba on ju peaaegu 2 harjutust selged. Noh, nüüd on veel vaja lihtsalt kinnistada, harjutada veel ja siis saab nagu väga heaks. Et ei ole nagu probleemi. Täiesti okei. Tubli. Ei, vägev. Mootorrattaga on ikka kihvt sõita. See peaks olema sees ja naiste peegel ka. Olgu. Teine sõidutund. Enne sõidutundi ma just mõtlesin, et ma ei usu, et on võimalik 10 tunniga õppida ära nii palju harjutusi, pluss veel linnasõit. Aga nüüd pärast seda tundi juba hakkan vaikselt uskuma. Sest et jah, ka see, kui tunnetus kätte saada, see on kõige olulisem. Et need pöörded ja asjad ikkagi tuleks, et see pilgu suunamine läheks õigesse kohta, muidu kukudki pikali ja pole midagi teha. Ja just see 45 minutit tunni pikkust on täiesti piisav. Et mulle praegu tundus ka, Janek ütles, et meil oli 45 minutit tund, aga mulle tundus, et see oli 1,5 tundi, nagu ma oleks teinud 2 tundi korraga. Ja see 45 minutit ongi hea, et see käsi ei väsi ära, sest siin on hästi palju seda siduriga mängimist. Ja mingi aeg Janek küsis, et kuidas mu käsi on, et kas ma nagu jaksan veel seda sidurit vajutada. Et mul õnneks ei tekkinud seda käeväsimust, aga see võib väga vabalt tekkida. Et kui ennast väga võib-olla kramplikult hoida ja nii. Tunnen hea, ootan põnevusega juba järgmist tundi, järgmisi harjutusi. Ja jah, kui alguses tundus aeglane sõit siin joonte vahel keeruline, eks muidugi, ega ma ei ütle, et ma proff olen, on ju. Aga tegelikult on suhteliselt nagu, kui see tunnetus kätte tuleb, siis tuleb, eks ma siin iga tund seda natukene teen. Aga ma tahaks juba selle esimese käigu pealt nagu natukene ülespoole minna, teise ja 3. käigu peale, et saaks natuke seda kiirust ka tunnetada. Aga eks ma usaldan siin Janekut jälle. Ta ei pea minu igasuguste tujudega kaasa tulema. Nii et tasa ja targu ja siis lõpuks ongi kõik tehtud. Aitäh sulle, Liisa, selle saate eest. Jääme huviga juba järgmist ootama. Kuidas ma siin vihmaga sõitma hakkan? Ma saan ju läbi märjaks. Mis nüüd juht? Kõik on läkla. Ma tulen ühe korra veel. Raske õppustel, kerge lahingus. Mis nüüd juhtus?